Tonis Svilu, atceļojis Elvis Friks, Elles Loki. Dārgais draugs, es vairs nespēju klausīties tevī, nevaru skatīties tavus storijus, esmu noguris strīdēties. Vai atceries, ka tu iepazīstināji mani ar Leonarda Koena mūziku? Tu biji tik aizgrāts. Ap kara laiku, 1973. gads, Koens būtu varējis teikt kaut ko šādu, ka viņš nedzied par karu, viņš dzied karavīriem, viņš dziedāja karavīriem. Tātad viņš arī sadalīja dzīvi lokos, kā mēs visi, rietumu dzejnieki. Vai gan karavīrs nekaro sevī pašām, cik tuvu ir jābūt mātes sērām un sāpēm, lai tās sajustu, vai jūtu tās Igaunijā? Jā, pasaki, kurš loks ir Igaunijā. Sapnī esmu tur, bērns piedzimis no gruvašiem, sapņoju par valriekstiem, kas krīt no koka pret betona sienu kaut kur oktobra sākumā. Kad runā par laiku, mēs sakām kaut kur 2022, 2023, 2024. Tās ir kā betona sienas, kara attēli. Bērns nesapņo par jēgu, par rieksta kodolu, bērns sapņo par labo. Melna zivju tīkla pinums gaismā, kā lai vados starp divām atmiņām, ar savām rociņām mēs pludmalē bērām smiltis uz skudrām, lai redzētu, no kāda dziļuma tās vēl spēj izrāpties. Ļaujiet mums pašām izlemt. Zvejnieks pārbauda tīklu, mailītes vizuļo, viņš saka, labais kļūs vēl labāks. Ah, tikai labais kļūs vēl labāks. Ļaujiet mums pašām izlemt. Dārgais draugs, vai sadzirdi saucienu pēc brīvības vārdos, ja esi pietiekami tuvu? Ja nüüd, kas see töötab? Elvise lugu veits arusaadavamas eesti keeles, kui alguses oli. Praktikant. Veetsin oma lapsepõlve aastad aiamajas. Rääkesed seal aias olid käänulsid nagu mu vanemate keel. Naabrid olid alati kuskil läheduses, nende pilk lähedamalgi veel. Ženja maja seisis suurte postide peal, selle all oli betoonist kelder. Jõevett tiimitses läbi seinte. Ženja isa oli naljakate vuntsidega sõdur. Suviti pumpas ta seda mõttetut keldrit veest tühjaks. Sellest sai meie kooli jalkapoiste peidekoht. Üks päev, kui ta isa oli ära läinud linna, kutsus Žena mind külla. Roosa teki peal mängisid kaarte 2 tundmatut keskkooli õpilast. Keldrilagi kõrguspoiste kohal. Olin alati tahtnud sinna minna. Žena laskus kiiresti mööda katkist puittreppi. Tal olid kavalad sinised silmad nagu Siberi haskil. Keldris avas ta oma peopesa, kuhu oli litsutud vihmaoss. Võta, söö ära ja siis võib meie kujuma tulla, ütles ta ootamatult uljel häälel. Justkui näideldes 2 keskkooli poisile, kes istusid tema selja taga. Vihmaoss vingerdas abitult tema soojal nahal. Väike, pruun ja ühe sinaka veeniga, millest ilmselt sõltus kogu tema nõrguke haavatav elu. Juuksekarv, mille otsas ta meeleütlikult rippus. Otsustasin kähku, et hammustan hussis poole ja ülejäänu viskan komposti hunnikusse. Olin veendunud, et siis ta pääseb ja jätkab pärast seda õudustama mullakobestaja elu. Ženia sõbrad ajasid end seepeale õhinaga üles ja näjatusid vastu külma betoonseina nagu kauboid Ameerika filmis. Nägin, et tekil oli ajakiri paljaste naistega ja selle kõrval katkine paks suitsu. Võib-olla nad tahtsidki, et ma seda märkaks. Ammusta, me kõik oleme juba seda teinud, ütles neist 2 kõige lühem. Jära aga ja tee suu lahti, urises teine. Ženia hingas ärevalt ja sügavalt sisse, nagu hakkaks koogi pealt küünelt kuustu puhuma. Vihmoiss oli soolane. Habras nahk lõhkes hammaste vahel ilma igasuguse vastupanuta. Panigi nahka, ütles üks poistest. Mehisus ringles meie veres nagu hapnik, see ümbritses meil nagu mingi sõjardite võimu needus. Ma
ei suutnud näha muud kui nende kaeltel tukslevaid veene. Tahtsin äkitselt kellelegi jõhkralt kätte maksta, justkui oleks nüüd osa sellest vereringest. Põgenesin ilma, et oleksin kordagi päriselt keldripõrandale astunud. Välisuksel panin tähele, et ussi teine pool oli mu peos mustaks plekiks litsutud. Ma ei teadnud Sheina pere kohta suurt midagi peale selle, et tema vanaema oli luuludes. Päev pärast keldris juhtunut ilmus ta valges öösärgis meie aeda. Tema käes oli väike pamp. Ta nägi välja nagu valge õis, aga sirelilõhna asemel oli kusehais. Jälgisin teda natuke. Vanaema hüppas õunapookse külge ja siis tagasi maa peale, kaevas augu ja pistis pambukese sinna sisse. Minu vanaema tormas selle peale majast välja ja viskas Sheina vanaema peale suure kootud salli, püüdes ta võrku nagu mõne haruldase linnu. Sheina vanaema hoidis kõvasti minu vanaema õlgadest kinni ja sosistab midagi tema kõrval. Hetk hiljem hüüdis ta aga mulle, et ma läheks ja tooks Sheina siia. Kohale jõudes võttis Sheina oma vanaema käe alt kinni, nagu oleks ta juba täiskasvanud mees. Jõuline, enesekindel, aga sama sõrm. Õhtul kaevasin bambu maa alt välja. See oli Sheina särk, millesse olid mästitud tammetõrud, justkui oleks oravad oma pessa kokku kogunud. Ma ei andnud seda pampu tagasi. Tol õhtul ma peksin pihku. Võib-olla Sheina vanaema ei olnudki hull ja mõistis rohkem kui kõik teised, nagu niidi otsas ripuv kuutõbine helmes. Thank you.